Nagu ma saan aru, et enne seda, ehk siis see õpilane on teisel aastal, ehk siis enne seda oli kõik nii-öelda okei. Noh, variant 1, et kodus on mingi teema. Variant 2, et klassis on mingi teema õhus. Noh, ma arvan, et väikse vaatluse käigus saab võib-olla analüüsida, kas sattus nii-öelda mingi teadmata põhjusel nii-öelda sellesse seltskonda, keda ignoreeritakse, või siis mingisugune, noh, see on teine aasta, ehk siis ta on juba aasta aega üksteist tundnud, siis midagi kardinaalselt muutus, et kas koolis või väljaspool kooli. Ehk mina, kes ei ole rühmajuhataja, soovitada rühmajuhatajale mingeid lahendusi. Noh, kui ma selle rühmaga on natuke rohkem tunde olnud esimesel aastal ja siis teisel aastal, ehk siis ma näen mingit erinevust. Ma ei oskakski midagi pakkuda, sest rühmatöö juhataja on lihtsalt rohkem kontakte olnud seal nende õpilastega. Kui soovitada midagi paremaks muuta, niisugune standardlahendus, kutsuda vanemad kooli. Midagi targemat välja mõelda ei anna, et võib-olla suunata mingi sotsiaalpedagoogi juurde, kui see on koolis olemas. Seda ei ole varem tehtud veel. Jah, ma ei oska öelda, et siin teksti järgi tundub, et ta on õpilasega rääkinud, et võib-olla klassi ees ei oleks nagu kõige parem variant, võib-olla võtta natuke kõrvale nii-öelda face to face nii-öelda kahe peale midagi arutada. Et võib-olla sealt tuleb nagu rohkem infot, et võib-olla klassi ees ei julge nagu öelda midagi head. Noh, selles mõttes ma olen rühmajuhataja olnud. Tavaliselt see õppeedukus ei ole nagu langenud teisel aastal või siis vastupidi tõusnud, sest õppeedukus on langenud suht esimesel aastal kohe näha, kui õpilane ei ole sattunud sinna, kus ta soovis sattuda ühel või teisel põhjusel. Noh, selles mõttes samamoodi rühmajuhataja tunnid on olnud, on räägitud nii-öelda kahe peale õpilasega, siis pakkunud talle mingi variante. Ja kuna ma siis rühmadele annan ka tunde, siis mul on nendega rohkem kontakttunde kui lihtsalt nii-öelda üks kord nädalas või millal see klassijuhataja tund on. Tavaliselt mingi hetk lapsevanema koosolekud on toimunud, et seal on midagi räägitud, aga mitte nii-öelda personaalselt mingi õpilase suhtes, vaid üldiselt. Sealt olen ka helistanud nende lapsevanematele, et uurinud, mis on, et tavaliselt nemad teavad veel vähem kui mina, sest see on juba niisugune vanus, kus vanematele räägitakse vähem. Siis käigu pealt, et mingid häid lahendusi ma küll ei suuda pakkuda, et tavaliselt need õpilased on mingi hetk aru saanud, et see ei ole kõige parem koht, kus nende jaoks olla ja vahetunud kohta. Pigem erialaga ei ole probleemi, et pigem selles suhtumises sellesse kooli, et kui õpilane on olnud näiteks põhikoolis, siis 9. klassini, seal on niisugune põhimõte, et lükatakse kõik edasi. Kui vähegi 3 annab välja panna, siis pannakse välja. Siis ei toimu mingisugust pingutust õpilase poole pealt. Seal vaadatakse pigem nii-öelda need, kes tahavad õppida, neid jätakse rohkem. Kui ta jõuab siia nii-öelda kutsekooli, siis suur võimalus, et tema ümber on täpselt samasugused halva nii-öelda õpikogemusega õpilased. Ja siis sõltub kõik temast endast, et kas satub nii-öelda heasse seltskonda või halva seltskonda. Tavaliselt kutsekoolis võimendatakse need halvad kogemused nii-öelda maksimum välja. Sest
kutsekoolis ei ole niisugust, et lükatakse lihtsalt niisama edasi, et peaasi, et sul kool on olemas. Et seal ikka on konkreetselt oskused ja teadmised, mida õpilane peab oskama. Ja kui ta ei oska need, siis ta ei saavuta seda lävendit ja tal ei ole õigust edasi tööle minna sama erialaga. Aga see teadmine tavaliselt jõuab sinna, kui nad on juba 18-19. Selles mõttes oma kogemusest võin öelda, et võib teda nii palju öelda, mis iganes, et sellest on vähe abi. Abi on olnud see, et kutsuda vanema kursuse õpilased jutustama erialast. Olen ka kutsunud need õpilased, kes on juba peaaegu ühe jalaga koolist väljas, et siis need, kes juba täitsa lõpetavad. Ja siis nad suudavad lastele rääkida laste keeles, et nii, et lapsed saaksid aru, mis nendest tahetakse. Sellest on olnud rohkem abi kui see, et täiskasvanu ütleb, et õpi, et see on tähtis, et tavaliselt see ei jõua kohale. Olukord on suht igapäevane. Siis neid olukordi on palju, seal on väga palju nüansse. Siis peab vaatama, milline see õpilane on olnud enne, siis ütleme antud juhul esimesel aastal, mis on muutunud teisel aastal, siis tihtipeale on muutunud sõbrad, on muutunud see seltskond, kellega ta käib ringi. Siis kui 9. klassis tal olid näiteks ühed sõbrad, need läksid teise kooli, nüüd ta tuli uude keskkonda, tal need vanad sõbrad suure tõenäolusega kadusid ära või eemaldusid siis uues seltskonnas ja siis uues koolis, et kui tal olid eelnevalt mingi teatud kogemused selle, kuidas olla populaarne lihtsas keeles ja ta proovib need samused käitumismustrid kasutada ka uues koolis, siis ta satub täpselt samasuguste inimeste seltskonda ja seal siis kõik võimendub. Ega rohkem ei ole öelda, et siit et kindlasti see, et on rühmatöö, paaristööna, sõltub, et 200 sõna, et mitu lehekülge see on umbes. Siis paaristööna, grupitöö meetod, siis väike arutelu on seal juures, õpilastel on valikuvõimalusi, siis 5 teemat, siit pole öeldud, kas kõik valisid ühe teema või erinevad, võib-olla ei ole tähtis. Võib-olla selle essee kirjutamine tunnis on võib-olla aja raiskamine antud juhul, et seda võib täiesti kodus teha. Mingi tüdruk ei saanud paarisega kontakti, siis siit sõltub, kas olid need paarid kokku pandud siis juhuslikult või siis nad ise valisid. Ma eeldan, et nad ise valisid, mis neil seal juhtus, pole õrna aimugi. Siis tüdruk tahtis üksinda teha, jällegi valikuvõimalust talle. See on hea. Mis ta on suutis et siis see, kes üksinda oli, suutis ka midagi öelda. Järgmise nädala kontrolltööst teha suuliselt või kirjalikult. Ma ei tea, kui see on kontrolltöö, siis kuidas seda teha suuliselt. Et see on väga imelik, kui see on lihtsalt arutelu või kus õpilased peavad vastama küsimustele, ehk siis ta ei ole kontrolltöö nime all või siis mingi muu nimetuse all, siis võib olla sobiv, et kui teha kontrolltööd, siis eelistaks kirjalikult, eriti kui rühm on suur.
nii, hea oli see, et valikuid, halb võib-olla see viimane kontrolltöö, et võib-olla natuke nüanssi vaadata. No jah, see klassis kirjutamine, noh, ma ei tea, kas see oli arvutiklass või see oli nagu paberiklass, et ega õpilased tavaliselt enam ei kirjuta keegi, enamus on copy-paste kuskil arvutiga tehtud. Seega selle kirjutise väärtus nii-öelda õppimise eesmärgil langeb märgatavalt, kui ta on lihtsalt copy-paste'iga tehtud. Võib neile anda siis nii-öelda teema, et nad valmistusid ette mingi esitlus on nagu natuke kõige parem variant antud juhul. Ja siis selle esitluse pealt küsida täiendavaid küsimusi. Minu kogemus on see, et kui anda mingi referaat, siis 90% on Wikipediast tulnud. Ja sellest kasu enam ei ole midagi. Ja see kontrolltöö lõpus on ka siuke nii ja naa. Tuleb vaadata, mis oli eesmärk. No. Jah, supergängid kokku saanud. 3 rühm. Jah, ehk siis sama mõtlemisviisiga õpilased on kokku saanud ja võimendavad üksteise käitumismustreid või mudeleid, mis antud juhul ei ole head, ehk siis nad on halvad nii-öelda suunitlusega. Ehk siis teiste õpetajatega, see ei ole hea plaan ja ähvardatakse koolist väljaviskamisega. No, sõltub, et kus astmes on, et tihtipeale õpilased teavad, ega neid koolist niisama välja visata ka ei õnnestu. Neid peab olema väga ränge rikkumine, mis on sisekorra eeskirjades kirja pandud. Antud juhul lihtsalt nii-öelda tunnis lobisemine ja mitte kaasa töötamine, et see ei ole väljaviskamise tasemega nii-öelda karistus seal juures. Ehk siis arvatavasti õpilased on sellest aru saanud, et sellest välja visata ei õnnestu. Siit poolest saaks võib-olla isegi öelda, et õpetajatega on mingid teised konflikte, siis on õige võib-olla meenutada neile, et maksimum, mis nad siin koolis õpivad, on 3 aastat ja 3 aasta pärast arvatavasti nad plaanivad lõpetada või edasi liikuda järgmisse astmesse. Ja kui nad samamoodi jätkuvad, siis arvatavasti nad ei liigu juba sellepärast, et hinded on halvad ja sealt siis tulevad kõik teised mured juurde kohe. Kõige efektiivsem variant on need lahku lüüa. Ehk siis leida sellest rühmast. Ma ei usu, et see on 3 liikmine. Ma arvan, et see on 3 tuumik ja selle ümber on veel mingi arv õpilasi. Aga need, ma saan aru, et need 3 on kõige nii-öelda. Selles mõttes vaadata, kes nendest õpilastest on päästmist väärt. Kas hindeliselt või käitumise pealt. Ja proovida see üks õpilane ära päästa. Et siis, kui sa ühe päästad, siis see tuumik lihtsalt laguneb iseenesest laiali. Kui see on esimesel kursusel, siis juba teisel kursusel on suhteliselt hästi näha, kes ei lõpeta. Kui selle teemaga on kiire, siis lahti lüüa kuidagi. Kui ma neile tunde annan, siis ma saan tunni raamades neid kuidagi panna eri rühmadesse, ehk siis kas või rühmatöödes või midagi, ehk siis vähendada neid kontakte. Mõnikord aitab, et panna need eraldi istuma, aga mõnikord see ei aita, et sõltub olukorrast.
teine variant, et lihtsalt ohverdada üks õpilane ja kõik teised saavad momentaalselt aru, et asi on halb. Kindlasti aitab igasugune nii-öelda loomingulised ülesanded, ehk siis antud juhul posterettekanne, lihtsalt ettekanne, mingisugune koht, kus õpilane suudab oma mingisugust loomingulist näidata. Et selle all me ei mõtle nagu referaadi, selle all me mõtleme mingisugust muud asja. Kindlasti kutsekooli raamistikus igasugused praktilised tööd on aidanud nii-öelda tõsta motivatsiooni, ehk siis need õpilased, kes teooriatundides ei viitsi istuda ega neil hakkab igav, siis praktilistes tundides neil on nii-öelda täiesti teistsugune inimene istub. Kindlasti sellega tuleb natuke raskelt jälgida, kuidas see mõjub. Kindlasti iga tegevus, mis nad teevad tunnis nii-öelda, ehk siis oleks hinnatav, mitte eristavalt. See tähendab, et kui on mingisugune etteaste või mingisugune esitlus või mingisugune muu tegevus, kas või mingi praktiline töö, ja siis kõik need tegevused hinnata. Ja kui see õpilane näeb, et kõik teised nagu teevad, saavad oma nii-öelda A kätte või arvestatud ja tema ei saa, siis see tihtipeale aitab nii-öelda. Sellega tuleb nii-öelda natukene jälgida, kuidas see töötab, et sellega ei saa nagu üle pingutada. Kindlasti erinevad meetodid aitavad, ehk siis see loengu teema üldse ei tööta enamus aja, eriti praegu nii-öelda distantsilt. Ehk siis võimalikult palju anda grupitöid, kus neil on see suhtluse vajadus nii-öelda rahuldatud õpilasel endal. Ja siis, kui toimub see nii-öelda esitlus, siis sealt neid pommitada küsimustega. Vaadata, et kas midagi jõudis kohale või mitte. Minu erialapalu on ka see, et kõik need digilahendused, ehk siis online testid, õpiülesanded, õpiobjektid, et nendest on ka abi olnud. Selles mõttes saan aru, et teil on see põhirõhk, see rühmajuhataja teema. Et siin kindlasti, kui see rühmajuhataja on ainult nii-öelda 1 tund nädalas, kui sedagi, siis seda kindlasti on palju vähem. Siis rühmad juhataja peaks andma selle sama grupile, eriti esimesel kursusel, ka mingisuguseid tunde nii-öelda. Ja siis see kontakt peaks olema suurem, sest kui see rühmajuhataja tund on seal peale viimast tundi kell 5, siis sinna keegi kohale arvatavasti ei jõulmu. Võimalikult kiiresti ka rühmajuhataja leida see põhjus, miks nad seal on. Ehk siis, nagu minu kogemusest on see, et päris palju õpilasi ei tea, miks nad seal on. Kas ema sundis, kas isa sundis või eelmine kool ei võtnud neid vastu. Ja siis nad lihtsalt läksid kuhugi, et kuskil olla. Tihtipeale see on nagu kõige hullem variant, mis seal kompotis saab olla. Sest õpilasele motivatsioon kaob, pettumus, et neid ei võetud eelmisse kooli, kus nad olid. Ja siis nad suhtuvad sellesse kooli kui plaan B või C või D ja siis sealt siis läheb see kõik allamäge. See väga sõltub siis õpilasest, sest need õpilastega, kellega probleeme ei ole, nendega pole kunagi probleeme olnud. Need, kellega on probleeme, siis kui näiteks õpilasel on eelmises koolis ainult käskude keeldudega kogu seda õpiprotsessi nagu tehtud, siis igasugune nii-öelda uus käsk võetakse vastu kui negatiivse emotsiooniga ja tehakse vastutööd.
mõnikord on vaja ikkagi õpilastele öelda, et näed, nüüd on see aeg, kus te peaksite tööd tegema, sest see on nüüd see aeg. Et lõpetage seal, ma ei tea, mängimise või mis te seal teete, et vastamine toimub siin, ma ei tea, 20 minuti pärast, et teil peab olema valmis ja kõik.